Tere tulemast coachiva juhtimise meistriklassi infopäevale. Mina olen Merle Viirma, üks selle programmi juhtivõppejõududest. Ja kõigepealt aitäh, et tulite ja saame tuttavaks. Nagu ma ütlesin, mina olen Merle, mina olen juhtimiscoach ja EBS-i erinevate coachingu programmide õppejõud. Juhtimiscoachina minu juhtimiskogemus on umbes 20-aastane, pärineb meediavaldkonnast. Olen juhtinud Eesti erinevate meediaettevõtete turundusosakondi ja valdkondi ning Õhtulehte ja ajakirjade kirjastus ka tegevjuhina. Coachina olen ma täna olnud partneriks enam kui 100 kliendile, partnerile, juhile, siis nii üks-ühele coachina kui meeskonna coachina ja siin EBS-is õpetan ma siis nii coachingu algtaseme kursuseid kui ka diplomeeritud coach'e. Nii, aga Kiur. Aitäh, Merle. Mina olen Kiur Lootus. Merlega koos me seda programmi hakkame läbi viima ja olen ka praktiseeriv coach täna, ettevõtja. Ütleme nii, et intuitiivselt olen coachiva juhtimisega tegelenud juba pikemalt, aga teadlikult siis sellised viimased 8 aastat äkki vaadanud just selliste juhtimisstiilide poole, kus fookus on inimeste areng peamiselt ja viin ka Merlega koos läbi siis coachide koolitusi siin EBS-is. Ja mõne sõnaga siis sellest, mida me täna teile jagame, et kõigepealt alustame sellest, et miks me üldse selle programmi käivitame, siis kellele, see meie hinnangul on mõeldud, loomulikult ei piirdu see sellega, siis on meil täna siin külas üks juht, kes on ka läbinud coachingu õppe ja kasutab oma igapäevases juhtimises coachi tööriistakasti. Küsime talt, kuidas tal see välja tuleb ja kuidas talega rahul on. Ja lõpuks siis teeme teile ühe ahvatleva pakkumise. Olge kindlasti lõpuni. Nii, aga väga tore sissejuhatus siin, et võib-olla kõigepealt, et vastata üldse küsimusele, et miks me seda programmi siin teeme siin ja praegu. Natuke üldisemalt üksikule, et populaarne küsimus täna, mis probleemi me lahendame, et see 10-aastane coachingu programmide kogemus siin EBS-is näitab, et coaching on populaarne, et coachingu algtaseme kursuse on läbinud rohkem kui 1000 inimest tänaseks. Diplomeeritud coach on meie majast diplom käes väljunud pea 200, et see tõesti on väga, need on suured numbrid. Aga ikka ja jälle kuuleme me ka rohkem fookus sellele coachivale juhtimisstiilile, sest mitte kõik juhid ei taha tingimata saada diplomeeritud coachideks, vaid soovivad lihtsalt oma oskusi, siis tööriistu ja erinevaid mudeleid coachingu raames rakendada. Täna ilmus väga värskelt tööandjate manifest 2022, mis ka sellist meie mõtted siin kenasti toetab, et ma kohe loen, et 4 punktis sellest manifestis räägitakse põhjalikumalt ja number 3 on hästi elame vaid tarkade tervete töötajatega. Et mulle tundub, et see coachiv juhtimisstiil seisneb väga selgelt usus esimestesse ehk siis tarka töötajasse, tarka inimesse, kui ka tegelikult siis teises ehk tervete töötajate siis nagu kasvatamisse või hoidmisse. Ja miks see siis nii on, et natuke laiemalt siin avades 4 alapunkti, et kõigepealt me märkame mingisuguseid muudatusi väliskeskkonnas, et on öeldud, et viimase 20 aastaga on muutunud maailmas rohkem kui kogu võib-olla sellele eelnenud 200 aastaga ja öeldakse, et iseäranis siis COVID-i alguses toimunud muudatused tänaseks 2,5 aastat juba, et võib-olla need on olnud veel suuremad arengukiirendid kui need 20 aastat. Et ootused juhile on seoses sellega päris hoolega muutunud ja need mingisugused oskused, mida me juhtidelt ootame, ei ole need samad enam ja neid peab arendama.
ja natukene siis täpsemalt, et mis need ülikiired muudatused on olnud siis toonud sellise väga kehva nähtavusega tingimustes, ennustada on keeruline, pead tegema kiireid ja julgeid otsuseid, kus alati siis ei ole seda infot nii palju, kui vanasti võib-olla harjutud oldi. Sellise ebakindluse ja ärevusega on juhid pidanud toimetulemiseks kaunis palju kohanema. Tööjõu liikumise tsunamist räägitakse, et mitmel suunal siis ühest küljest selline keskmine staaž on lühenenud, räägitakse väga palju erinevate lepingutega töötamisest, et väga palju on töötajaid, kes töötavad mitmes kohas korraga ja võib-olla ka muude selliste teemadega. Virtuaal- ja hübriidtöö on siin väga seotud ka eelmisena, et nad ei ole sugi mitte juhtimisväljakutseid vähendanud, pigem suurendanud ja võib-olla selle coaching stiiliga siis väga korreleeruva vaimse tervise väljakutsed siin. Et siin on ka, et see vaimse tervise väljakutsed ei ole siis seotud mitte ainult tööalase võib-olla sellise ärevuse ja stressiga, vaid ka elu nagu laiemalt pakub neid väljakutseid ja mida on siis ka nagu märgatud, et võib-olla selline üldine optimism on inimkonnas pisut vähenenud. Nii, mis need ootused juhile siis? Et on tehtud väga korralikke uuringuid, mõned, mis siin toome välja ka, et need ootused, et selle tundmatu ja mitte prognoositavaga toime tulla, hoolida oma töötajatest, teisi teenida, kasutada väga kiirelt tehnoloogiaeeliseid ja kohaneda ja siis 4. ootus, et juhile, et kes suudaks siis tegutseda globaalsel turul ja seda siin mõeldakse siis nii klientide kui ka töötajate kontekstis. Et juhist saab järjest rohkem selline keskkonnalooja, et selline aedniku roll, et kus leida see tasakaal produktiivsuse ja positiivsuse vahel, et kus töötajad tahaks ja suudaks ennast realiseerida. Väga palju räägitakse inimkesksetest lähenemistest, kontrollilt ja käskudelt siis sellise usaldamise ja võimustamiseni. Ja eks me hakkame nüüd järjest lähemale sellele, miks me siin täna kohtume jõudma, et mingisugused ootused, mis juhtidele esitatakse, toetavad siis seda coachivat juhtimisstiili, et näete, et uuringud ütlevad, et liidrid ja HR-juhid näevad siis tulevikuliidreid kui pigem selliseid talendiarendajad, muutuste juhtijaid, coachivaid juhte. Ja siin on ka huvitav öelda, et kui viimase 5 aasta jooksul on coachingu turg globaalselt kasvanud 1/3 võrra, täpsemalt 35%, siis coachivaid juhte on samal ajal juurde tulnud 50%, kes siis väidavad, et nad oma peamiselt juhtimisstiililt on coachivad. Ja niisugune väike prognoos on, et järgmise 5 aasta jooksul see kasv on kiirem. Milleeniumi põlvkond on see, kes oskab selliseid juhte iseäranis väärtustada, et mitte öelda nõuda, et nad ootavad siis sellist autentset juhti, kelle fookuseks on töötajate areng. Nii, ja kuidas seda siis saavutada või kus meie püüame abiks olla, et kõigepealt see coachiv juhtimisstiil, et ta kõigepealt muidugi eeldab coachingu oskuste, selle tööriistade, mudelite, põhioskuste head tundmist ja harjutamist. Siin võiks väikse naljana öelda, et imelihtne, eks ju, kuulata ja küsida siis nagu vastamise ja nõuandmise asemel, aga elu on näidanud, et tõenäoliselt me keegi ei ole selles nii head, kui me ise arvame, et siin sellist kasvamise kohta on kõvasti. Coachiva juhtimisstiili teine eripära, et tõsta eneseteadlikkust ja 3. loomulikult oma meeskonnaliikmeid väga hästi tunda. Et mida me siin programmi raames oleme ka kindlasti planeerinud lisaks coaching oskuste õpetamisele ja harjutamisele, ongi kindlasti need eneseteadlikkuse kasvatamise tööriistad, et mida te siit väga praktiliselt koolituselt saate endaga kaasa võtta, et siis oma meeskondades täpsemalt ka tutvustada. Kiur, mida lisada? Lisada võiks kindlasti veel mõndagi, aga võib-olla ma omalt poolt lisaski selle, et
me oleme selle programmi täiesti teadlikult kokku pannud just selle põhjusel, et meie coachingu õppesse on tulnud tihti juhid, kes on ise öelnud, et nad on tulnud sinna selle eesmärgiga, et oma juhtimisalases töös rakendada neid coachivaid tööriistu. Ja seetõttu võibki öelda, et see on väga praktilisest vajadusest lähtuv programm. Ja tegime sellist ajurünnakut ka, et mõtlesime, et kes need juhid siis on, kes meile siia hästi sobiksid. Nagu ütlesin, et see nimekiri ei ole lõplik, aga kui teile on tekkinud sellised mõtted pähe, et mul on väga hea meeskond, nad on minust targemad oluliselt oma kitsastes lõikudes, et kuidas ma saaksin olla nende jaoks selline juht, et see nende teadmine ja potentsiaal maksimaalselt ära kasutada ja mitte siis juhina võib-olla hoopis neid kuskil pidurdada. Siis kindlasti, kui on tunne, et võib-olla meeskond ei võta piisavalt vastutust mõnes kohas ja soov oleks anda rohkem neile seda vastutust, siis kuidas olla toeks selles ja julgustada neid inimesi oma meeskonnas, siis me oma programmis käsitleme ka erinevaid juhtimisstiile just selle jaoks, et aru saada ja koos mõtestada, et kas igal pool on vaja coachiv juht olla, võib-olla ei ole. Aga selleks on hea tõsta enda teadlikkust ja seda me kindlasti ka teeme seal programmis. Kui on juhte, kes soovivad personaalsemalt oma meeskonna läheneda, ehk siis teada, mis nende inimeste isiklikumad vajadused on, siis see on kindlasti koht. Ja need on need juhid, keda me endaga koos mõtlema ootame. Siis võib-olla mõnel juhi tekkinud soov ja mõte, et mikrojuhtimisest võib-olla vabaneda. Jällegi, coachiv juhtimine on kindlasti üks stiil, mis aitab seda teha. Ja samuti on täna ikkagi suur trend ju ehitada üles jätkusuutlikumaid ja vastutustundlikumaid ettevõtteid. Ja üks osa sellel on ka just oma meeskonna selline vastutustundlikum juhtimine. See on jälle selline coachiva stiili väga positiivne külg kindlasti. Aga nagu ütlesin, see ei ole lõplik nimekiri, et kindlasti kõik, kes soovivad oma juhi tööriistakasti ja oskuseid laiendada, siis olete oodatud. Aitäh! Ja liigume siit edasi, et suur rõõm on taaskord EBS-is tervitada Taavi Tapnerit, kes taaskord tervitada minu jaoks on hea kolleeg, diplomeeritud coach EBS-i majast, aga ka igapäevaelus siis eelkõige Levira finantsjuht ja juhatuse liige. Tere, Taavi! Tere! Kõigepealt just sellesse intervjuusse sisse juhatades, et ütle, mis on sinu jaoks olnud see kõige suurem muudatus sinus kui juhis pärast diplomeeritud coachiks saamist? Ma alustaks sellest, et sama, mis Kiur ütleski, et intuitiivselt selliseid coachimistehnikaid olen juhtimises kasutanud juba mõnda aega oma tööalaselt juba ammu. Ja ma kujutan ette, et tegelikult paljud inimesed teevad seda ka alateadlikult, sellepärast see on üks osa inimese loomulikust viisist nii-öelda, kas töötada teiste inimestega koos, juhtida mingeid projekte või midagi taolist. Aga see diplomeeritud coachi programm, see aitas nagu mõtestada seda tööriistakasti, mida saab kasutada nii töö juures, ka eraelus. Et ma arvan, kõige suurem erinevus ja muutus oligi, et ma sain tänu sellele programmile teadlikult hakata kasutama neid samu oskusi, samu tööriistu, mida ma nagu mitteteadlikult olen varem kasutanud ja ka uusi tööriistu lisada sinna kasti. Ma arvan, see on kõige suurem muutus. Kui ma võin nii küsida, mis see kõige kasulikum selles programmis sul oli? Minule endale oli, mulle meeldis kõige esimene harjutus kuulamine. Et mida ma avastasin hiljem peale seda programmi läbimist ja see programmi ajal juba, kui me tegime seal kuulamisharjutuse ära, kus pidid kannatlikult kuulama teist inimest 3 minutit järjest. Ja tema rääkis lihtsalt nagu midagi põnevat.
nii õudselt tahtsid midagi küsida, vahele öelda, aga harjutasid kuulamist. Ja ma hakkasin tehnikat kasutama ka rohkem koosolekutel ja aruteludel ja ma sain aru, et mina ei pea kõiki asju välja ütlema ise. Et kui sa juba tunned, et sinu mõtted kuhugi poole liiguvad, suure tõenäoliselt teistel liiguvad ka. Ja mõnikord on parem isegi, kui keegi teine selle asja laua peale toob. Et kui sul on kannatlikkus kuulata teisi inimesi, siis teised inimesed võivad sulle ka järgi jõuda või siis samasse kohta jõuda, kus sina oled oma mõtetega jõudnud. Et see oli väga vahva minu jaoks. Sa rääkisid kuulamisest, et kuidas sa seda stiili veel rakendad just töö kontekstis? No töö kontekstis minu jaoks coachiv juhtimine on seotud palju iseendaga, et see on iseenda arenguga seotud ning läbi iseenda arengu saad sa pakkuda arengut ka teistele inimestele. Aga selle jaoks, et teada, et kuhu teine inimene tahab areneda või kuhu tal oleks vaja areneda, ei piisa ainult nagu enda ja juhi tarkusest, vaid sul on vaja ka aru saada, mis ta ise tahab. Ja selle jaoks, et aru saada, mis tema tahab, pead sa kuulama teda. Ja mitte ainult sõnu kuulama, sa pead ka sügavamalt kuulama, et mis ta jätab ütlemata tihti, et mis on ta sõnade tegelik mõte, et inimesed räägivad hästi mitmel erineval tasandil ja selline, võiks öelda, funktsionaalne kuulamine on üks juhi olulisemaid või ta võib-olla ei ole kõige olulisem, aga ta on väga suure väärtusega tööriist, kui sa oskad inimesi kuulata erinevatel tasanditel. Mis sa arvad, kuidas teised on tajunud sellist muudatust sinu juhtimisstiilis? Neile on see rohkem meeldinud. Et siin on nüüd mitu aspekti, üks on läbi kuulamise, sa annad inimesele võimaluse ise vastutus võtta. Kui nemad, ja anda ka näiteks selle tunde, et nemad tulid ideega lauale. Ja see on eriti oluline, kui nemad peavad seda teostama ka. Et on tegelikult erinevus, kas juht tuleb ja paneb sulle eesmärgi või viisi, kuidas eesmärki saavutada versus siis see, kui inimene ise tuleb lauale sellega, et meil on selline ühine eesmärk ja ma saaksin seda niimoodi saavutada. Ja siis sa võtab selle nagu omanduse ja vastutuse selle eest ja ta saab sellega nagu edasi minna. Et ma näen, et sellel on üks coachiva juhtimise eeliseid. Et just, et sa saad seda vastutust teiste inimestega jagada, oma kolleegidega. Ja siin ma tõmbaks tegelikult ühe piiriga vahel, et see ei ole vastutuse delegeerimine. Et juht ikkagi oma vastutust delegeerida ei saa, aga ta saab vastutust jagada. Et, ja see on, ütleme, ka juhi siis nii-öelda vastutada, kui ta seda vastutust jagab. Et lõplik vastutaja on ikkagi juht. Ja sa ei saa kunagi panna nagu oma kolleegi, kes siis, kellega sa vastutust jagad, vastutama näiteks väljaspoole seda omavahelist suhet oma nende tööde eest, sellepärast lõpuks oli see juhi kui sinu otsus. Lasta sellel inimesel nii-öelda näiteks ise asju teha. Jaa, väga huvitav ja ma tean tegelikult seda, et Levira on üks nendest ettevõtetest, kus päris mitmed juhtkonnaliikmed on diplomeeritud coachid. On nii, jah. Ja see on täiesti huvitav, et ma nüüd ei tea, et kas see on kana ja muna veidikene, aga meiega ettevõtte väärtused on näiteks on aku. Ehk siis agiilsus, koostöö ja usaldus. Agiilsus on meil hästi palju klientide poole ja ka ise, kuidas me tööd teeme, aga coachimisega läheb just kokku see koostöö ja usaldus. Et me teeme koos asju ja me usaldame üksteist koos teha asju. Ja see usalduse pool ongi, et kui sa annad inimesele vastutuse või mitte ei anna inimesele vastutuse, kui sa lubad inimesel vastutada oma töö eest, sa pead usaldama tal seda teha ka. Et on räägitud juba aastaid, et juhid peaksid olema rohkem haavatavad, et näitama oma haavatavust välja, et nad ei ole kõikvõimsad supermannid. Aga sealt järgmine etapp minu arvates ongi see, kus sa seda ei ole ainult haavatav, vaid panedki selle haavatavuse päris laua peale ja annadki oma haavatavuse kellegi teise kätte läbi usalduse. Ja kui usaldad teda, et tema võtab selle vastutuse ja ta teeb selle ära. Ja sa jagadki nagu
osa endast nii-öelda laiali. Selle jaoks, et seda teha, pead sa usaldama teisi inimesi. Jaa, absoluutselt nõus, et aga oled sa nagu mingisuguseid takistusi ka selle stiili implementeerimisel ettevõttes oma meeskonnas tajunud? Iga juhtimisstiiliga on, ei saa öelda, et on takistused, aga iga juhtimisstiil toimib mingis kohas, et ja coachiv juhtimine ei ole absoluutne üks kast, et nüüd on kõik niimoodi. Vahel sa pead olema mentor, vahel sa pead olema võib-olla ka autokraatne, olenevalt olukorrast, olenevalt situatsioonist. Ja see ongi kõige suurem arusaamine, et kus on see õige hetk kasutada sellist coachivat juhtimist, kus näiteks olla rohkem nagu mentor, nõuandja. Et selliste hetkede ära tabamine on oluline. Teine oluline aspekt on see ka, et kellega sa saad seda teha. Kui sul on näiteks organisatsioonis varem olnud väga autokraatne juht, järsku tuleb sinna väga coachiv juht, siis see muutus on väga suur ja mõnedel inimestel ei pruugi see olla söödav. Nad ei saa aru, see on liiga suur erinevus. Okay? Nii et sa pead leidma selle kesktee, et kuidas inimesed ka viia sinnamaani, et nad on avatud sellele coachivale juhtimisstiilile, et see on selline, ta on nagu demokraatia. Sa ei saa seda peale suruda. Inimesed peavad ise tahtma seda teha. Ja inimesed peavad tahtma olla avatud sellele coachimisele. Nad peavad olema avatud ja tahtma võtta seda vastutust ka. Sest olgem ausad, et kõik inimesed alati ei taha võtta vastutust. Ja see on ka okei. Aga sa pead selle ära tabama, et kas tal on valmis vastutust võtma või ta ei ole valmis vastutust võtma. Ja see selline mittelineaarne ja suhteliselt dünaamiline keskkond, et see ongi siuke, mis võib-olla on vahel keerukas. Et sul ei ole ühte joonlauda, et nüüd on sinu coachiv juhtimisstiil, ongi kõik, eks ju. Et see on paljuski juhi enda tarkus ja viis nagu seda läbi viia. Ja miks ma siin ütlengi, on see, et kui ma alustasin, et see on läbi juhi enda arengu, et juht peab ise tahtma areneda, parandada ennast ja see asi, mis ma õppisin näiteks läbi coachimise, on siuke enesereflekteering, enda sisse vaatamine, et see annabki viisi paremini aru saada, et kuidas coachivat juhtimisstiili rakendada ja nendest takistustest või raskustest üle saada. Ja kaunis põhjalik ka, ma tean, et mis mulle palju rõõmu valmistas, et need 2 päeva, mis jäid meie põhimõttelise kokkuleppe vahele siin täna kohtuda ja siis selle aja täpsustamise vahele, see oli nii tore, et kui sa ütlesid, et sa oled otsustanud või see esimene kõne kuidagi sind käivitas teha oma magistrikraadi coachimisest. Jah, et ma käin magistratuuris ja ma olin just selles hetkes, kus ma mõtlesin, et millest ma võiksin oma magistritöö teha. Ja siis tuli coachimine ühelt poolt ja siis tuli kõne sinult ka, et ja siis mõtlesin, et aga kus see coachimist minu elus on nii palju ja ma alustan seda juhtimises ja see on asi midagi, mida ma naudin, sellepärast see annab tõesti sellise võimaluse näha, kuidas inimestes on potentsiaali ja kuidas see neist välja tuleb. Siis ma otsustasin tõesti, et miks mitte. Väga lahe. Küsin viimase küsimuse ka, et sa oled kindlasti vaadanud seda meie uut programmi, et mis teema sind sealt enim kõnetab? Mind kõnetas kõige rohkem, ja see on see, mida ma soovitaks teistele ka, et see praktiline osa. Et raamatud me võime kõik lugeda, artikleid võime lugeda, võime YouTube'ist vaadata asju, aga see praktiline läbiviimine, praktilised töötoad, kus sa seda teooriat saad üks-ühele rakendada ja kus sul antakse ka nõu kõrvalt, et mida saaks teistmoodi teha, mida saaks paremini teha. See oli väga suure väärtusega minu jaoks just. Ja ma arvan, et see tuleb ka teistele suurte väärtusega, sellepärast, et see tööriist tegelikult on väga võimas, kus ta õigesti kasutada õiges kohas ja on fantast näha, kui sa lähed tegelikult ja kasutad ja siis näed selle tulemust. Et mina soovitaks kõigil ikkagi võttagi just osa selle tõttu, et see praktiline osa on seal olemas. Suur tänu sulle, Taavi. Aitäh. Nii,
ja Kiur. Räägime mõne sõnaga siis, kuidas see programm meil üles on ehitatud ja siinkohal veel kord tänu Taavile, kuna ausõna ei olnud vastused ette antud, aga ta väga palju juba rääkis neid asju ära, mida kogu aeg on rääkima. Et tõesti, tegemist on väga praktilise programmiga ja me siis kohtume klassiruumis 3 korral ja 4. kord on planeeritud sellise hindamispäevana. Esimene moodul on coachingu tööriistadega, millest ka juttu oli siin. Taavi avaldas ka võib-olla selle kõige võimsama kuulamise. See töö on praktiline. Harjutame, mõtestame. Teine moodul liigume siis selliste erinevate juhtimisstiilide vaatenurgast ja võrdlusest, et miks siis see coachib juhtimisstiil ja kellele ta ikkagi sobib ja kuhu ta sobiks. Et vaatame seda suurt pilti. Ja 3. moodul juba siis otse juhi juurde, et kuidas siis seda coachivat juhtimisstiili rakendada, mis on need konkreetsed valdkonnad, kus seda on hea teha, kuidas see suhestub inimestega, ehk siis selline juba hästi praktilised oskused ja tööriistad ka juhtimiseks. Ja ei pea pelgama, et see hindamispäev ei ole eksam, see on seesama jälle, millest Taavi rääkis, eneseanalüüs, endasse vaatamine, ehk siis võin ka enda poolt öelda, olles erinevaid coaching õppeid läbi teinud, et see on üks võimsamaid tööriist üldse juhile, et mida paremaks ja teadlikumaks ma enda suhtes olen saanud, seda paremaks ma olen saanud inimeste juhtimises, sest et lihtsam on saada ka teistest aru, kui ennast tunned ja mõistad. Ja kui siis, et võib-olla siis ka nii palju, et üks asi on see, et me kohtume oma vahel, aga ka kohtumiste vahele jääb palju iseseisvat tööd, grupitööd, et proovime olla selles programmis paindlikud, arvestada sellega, et juhtidel on kiired ajad ja võib-olla veel kiiremad ajad on ees seismas meil, et seetõttu on sellist teatud paindlikkust, kokku leppida neid vahepealseid sessioone. Me Merlega anname ka sellist coachingu kogemust, et tekiks juhtidel ka tunnetus, kus saaks päris coachingut siis oma meeskondas kasutada. Võimalus on iseseisvaks tööks nii raamatute kaudu, kui ka on siis meil selline internetikeskkond nagu Coursera, mida EBS-is kasutame. Ütleme nii, et ingliskeelsed asjad ei ole kohustuslikud, et seal on ingliskeelsed materjale. Ja nagu ütlesin, see iseseisev või kokkuvõttev hindamispäev on tegelikult üks essee enese analüüsiks ja endasse vaatamiseks ja julgen öelda, et see võib-olla on üks suuremaid õppimiskohti üldse selles programmis. Kas ma unustasin midagi olulist lisada, Merle? Ei, kõik see, mida Taavi rõhutas ja mida sinagi, ma olen kõige praktilisem on see, kui palju siin harjutatakse ja kui palju me anname tööriistu kaasa tegelikult, mida oma tiimiga viia, et kõike seda integreerida. Ja siis mõne sõnaga Courserast, et me oleme sealt välja valinud teile ühe konkreetse kursuse, mis ka käsitleb siis coachivat juhtimisstiili. Nagu ütlesin, see ei ole kohustuslik, ta on inglisekeelne ja sellega saab siis tegeleda teist moodulit, kui on juba tekkinud võib-olla natukene oma arusaama. Aga mis siis selle pluss on see, et Coursera on tänaseks päris tunnustatud juba rahvusvaheliselt, kui te võib-olla olete märganud, kes on aktiivselt LinkedIni kasutavad, et ikkagi jagatakse, kui keegi saab diplomi sealt, ehk siis on võimalik saada üks selline rahvusvaheline tunnistus lisaks EBS-i tunnistusele. Siis ma annan Merlele sõna üle. Just. Ja siin paar viimast slaidi, et läheme juba väga praktiliseks, et nagu näete, esimese mooduli koolituspäev on kaunis lähedal. Sellise igakuise kohtumisega me neid siin markeerime. Koolis on siis nagu näha tegevust novembrist veebruarini ja kõik need igasugused, nagu Kiur ütles ka, et kõik lisategevused on hästi paindlikud ja kindlasti arvestame nagu kõikide osalejate võimalustega. Ja hind, mina ütleks, et ühe sellise EBS-i väga heal tasemel 4-kuulise koolitusprogrammi kohta on kaunis, mis läks hea sõna, soodne, et oleme seda tahtnud sellisena
kindlasti käivitamise hetkel hoida, et soovime tõesti, et siit saaks nagu paljud osa ja et see programm siis kena grupiga saaks startida ja nagu Kiur esmalt siis ka nagu huvi proovis üleval hoida selle hetkeni siin ja praegu, et täna me kulutame välja veel siis nagu infopäeval osalejatele 10% soodustuse, mis siis on kolmapäeva õhtuni kaasa arvatud kehtiv. Et see hind jah, et ta sisaldab, eks ju, kokku seda koolitust 4 kuu jooksul, kõiki õppematerjale, aga ka 2 juhtimiscoachingu sessiooni, siis üht Kiuriga, üht minuga ja seda Coursera kursust niisamuti. Et mulle tundub, et see on selline väga väärtuslik pakkumine. Ja ma ütlen, et kas sa, Kiur? Kingitus on ka. Jaa, meil on üks kingitus, vaat kui hea, et sa meeles pidasid, et just, et Eestis ei ole coachingu raamatuid eestikeelsetena just palju ilmunud, aga üks neist väga paljude coachide lemmikuid, coachingu harjumus Stanieri Äripäeva kirjastuse poolt kirjastatuna ootab kõiki programmis osalejaid kingitusena. Ja ma vaatan, et meil on vist paar sellist praktilist slaidi siin ongi jäänud, et üks on see, kus siis registreeruda saaks. Soovitan seda teha kindlasti kolmapäeva õhtuni, et siis on see hind soodsam. Ja viimane slaid ka, et siin te leiate nii Kiuri kui minu telefoninumbrid ja Annelis Paide, võib-olla ka paljudele teist juba mitmetest teistest programmidest tuttav meie väga tubli ja hea koolitusjuht. Et kellel iganes teil meist on täpsemaid küsimusi, praktilisi, sisulisi, mida iganes, et püüame oma telefonid avatud ja häälega režiimil hoida ja kindlasti listame tagasi, kui see pole nii. Kui me ei ole coachingu sessioonil parasjagu ise. Jah, absoluutselt. Siis me ei ole telefoni sees. Ja, siis on lennurežiim. Ja. Aga aitäh ja nüüd ootaks küll pärast 30 minutit sellist kontakti teise poolega ekraanist ehk ootaks teie küsimusi. Aitäh! Ma siis küsimusena võib-olla kohe ei tulegi eetrisse, aga ütlen aitäh väga sellise olulise infotunni eest, et see andis hästi hea ülevaate ja motiveeris aina rohkem koolitusele tulema. Tahe on niigi olemas, et igal juhul paistab väga põnev olema. Et hetkel küsida võib-olla praegust rohkem ei saagi. Aitäh! Aitäh! Minul oleks küll küsimus, kui mind kuulda ka on. Tegelikult oleks 3 küsimust, aga nad ei ole väga pikad ja rasked, siis ma võib-olla loeks kohe kõik ette. Et esimene küsimus oli selle kolmapäeva õhtu kohta, et ekraanil oli kirjas, et sooduspakkumine on 7. oktoobrini, mis on reedel. Ja suuliselt käis läbi kolmapäev. See oli esimene küsimus. Teine küsimus on see, et milline see auditoorne koolituspäev on, et Lõuna-Eestis elava inimesena oleks tegelikult ka üsna praktiline teada, et kas nii-öelda algab koolitund kell 8 või alles lõunapaiku. Ja 3. küsimus, kuidas nende gruppidega on, et kas see on püsiv grupp, millega siis töötatakse läbi kursuse või on siis iga mooduli juures moodustatakse need eraldi või kuidas see pool on? Ma alustan lõpust, et iga moodul, siis on väike tõenäoliselt meelde jäävad, eks ju, et iga mooduli järgselt kindlasti need minigrupid on erinevad, see on üsna teadlik tegevus, et saaksite üksteisega paremini tuttavaks, üksteiste kogemustest õppida. Siis mis seda õppimispäeva Kiur siin moodustame, tavaliselt alustame 9:30 ja lõpetame 5 paiku, aga ma tegelikult meenub mulle praegu just turundusjuhtide arenguprogrammist, et me oleme tulnud küll kogu grupiga vastu, kui on palutud ja ma mäletan kunagi Tartust osalevad tudengid palusid me kell 10 alustada. See kuidagi rongigraafikutega klappis oluliselt paremini ja säästis mitmeid unetunde
et kindlasti, et seda paindlikkust me palume kogu grupilt, kui seda tarvis on. Ja esimene, ma palun kohe Anneliisilt ette, eks ju, vabandus. 5. oktoobrini. Mina tahtsin vaata praegu kohe öelda, et alati peab vist pakkumisele reageerima, mis oleks osaleja poolt vaadates soodsam, et ma tahtsin ära lubada 7. et mul oli ka plaan, aga et kui juba lubatud, et Anneliis, mis sa kirjutad, kas me võime selle kirjavea lahendada nii, et soodsama siis osalejate poole vaadates, et 7. Pikendame 2 päeva. Aga seni ma lisaks, et see grupp, kes stardib, et läbi programmi on ikkagi üks grupp, et seal ei vahetu. Jah, need grupitööd ja võib-olla paarisharjutused, seal me soovitame ikkagi pidevalt otsida uusi kaaslaseid, et avardada seda maailma. Ja ajad on tavapäraselt EBS-is, me oleme ikkagi nii pannud, et ta ei hakkaks tööpäeva algus ja lõppeks natukene varem, et just see, et esiteks liiklusega arvestamine ja kui kellelgi on ikkagi hommikul vaja mõni kiirem kõne teha, siis selle jõuab ka enne ära teha, aga nad on täispäevad, et selles mõttes nad ei ole poolikud päevad, et nad on ikkagi 4,5 tunnist sellist moodulit on, jah. Nii. Praktilistest asjadest ma võiks öelda, et meil on praegu 8 osalejat kirjas, et me kindlasti alustame oma grupiga, aga tegelikult on ruumi veel ja väga hea meel on, et see infopäev on olnud nii populaarne, ja näen, et Anneliis on naerumärkidena 7. oktoobrini pikendanud sooduspakkumist, et kindlasti loodame, et tuleb täna selliseid aktiivseid osalejaid juurde. Veel küsimusi? Sellisel juhul ma küsin küll juurde korraks, et kuna ma olen asutuse poolt, kus saab alles arveid maksta 21 päeva jooksul, siis ikkagi me räägime praegust registreerimisest ja nii-öelda ja teie poolt arve saatmise kuupäevast kuni 7. mitte maksmisest. Jah. Jah, aitäh. Kas on veel küsimusi? Näed, kas küsimus? Jah, suunab. Jah, ja ei tea, kas need slaidid saavad ka. Palju peab aega varu moodulite vaheliseks tegevuseks. Et nagu me ütlesime, et me üritame olla paindlikud, vastutulelikud, et samas praktika näitab, et see grupi dünaamika tavapäraselt on nii mõnus, et pigem leitakse rohkem aega kui vaja on. Aga kindlasti see on grupi omavaheline kokkulepe, kui palju nad siis saavad panustada. Oskad sa Merle hinnata, mis see selline miinimum võiks olla? Ja, mulle tundub, et see on üsna 50-50, et sellele auditoorsele lisaks vähemalt sama palju siis muid tegevusi, blended learning, me siin nimetame seda meetodit väga populaarse sõnaga, ja me anname tõesti võimalusi, kes tahab rohkem, kellel on aega ja võimalust investeerida programmi rohkem, et lugemissoovitusi, näiteks see Coursera ise, ta on 18-tunnine, et vastates sellele küsimusele, kes näiteks selle valib, siis väljaspool EBS-i ruume võiks siis öelda, et nagu tunduvalt rohkem omandab. Et võimalusi on palju, ma arvan, et minimaalne programm on 50-50. Jah, samas Coursera selle konkreetse programmi kohta võin öelda, et kes on sellised soravad inglise keele kuulajad, saavad kiirendusega kuulata ja saab oluliselt kiiremini läbi selle. Võin omast kogemust öelda. Et sõltub isikust. Täitsa viimane hetk registreerumiseks on küll hea küsimus, et kuna meil on hetkel oleme ikkagi sellise, ütleme nii, et viimane hetk on siis, kui mis me maksimumiks panime 16 või?
mille me ei Ja. soovi, et kõigil oleks hea kogemus ja see praktiline töö oleks kõige ikkagi tulemuslikum kõigi jaoks, siis meil on selline maksimumpiir pandud. Ehk siis viimane hetk on see, kui on see arv täis saadud. Ehk kahjuks ei oska täpselt vastata, millal see võib juhtuda. Kui on teada, et esimese mooduli ajal ei ole Eestis, siis ma arvan, et targem on oodata. Me neid coaching'u programme tõepoolest proovime hübriidõppes mitte teha, et me proovime, väga hästi nad töötavad muuseas virtuaalses keskkonnas, aga kuna praegu on privileeg ka kohtuda, et üht või teist me ei tee, et selles mõttes jah, et siis oleks ja oodata järgmist ja meil on tõesti kavas, sest kuna me oleme EBS-is tajunud, et see teema on tõesti nagu populaarne, et me oleme praegu kalendrisse endale paigutanud neid juba, mitte juba ja mitmuses, vaid lisaks sellele sügisele siis ka järgmisse kevadesse juba, et tasuks siis osaleda. See on ka grupi dünaamika mõttes, et võib-olla oleks kuskilt võimalik jagada mingisuguseid virtuaalseid materjale, aga ma arvan, et kõigile on mõistlik, kui osalevad inimesed esimesest moodulist viimaseni koos. Ja järgmine küsimus, et kas ühest ettevõttest võib tulla ka rohkem kui üks inimest, isegi täitsa soovitaks, kuna ütleme selline coach'i või juhtimisstiili rakendamine ettevõttes on ikkagi teatud ettevõtte kultuuri muutus ka ja kui on rohkem kui üks inimest, siis on ju palju mõnusam ja sujuvam seda teha, et kindlasti julgustame. Ja individuaalsed coachingud, need me lepime kindlasti kokku siis juba programmi sees ja õppejõududega eraldi ja selles on nagu paindlikkust piisavalt, kui välja arvata see, et ühega meist kohtute enne teist moodulit ja teisega siis vastavalt peale kolmandat, et lihtsalt sellest omandatust oleks rohkem kasu. Ja näete väga erinevaid coachingu stiile, mis tegelikult on ka nagu puhas privileeg, sest et coach'id on erinevad, nii nagu kõik inimesed on erinevad ja õppida sellest mitmekesisusest on. Nii, 1 minut veel, ahaa. Aitäh. Palun, Paula. Ja kui hetkel ei tule küsimusi, siis tuleb. Kas slaidid saab meilile? Jaa, absoluutselt. Kui on huvi, et siis palve, et Anneliis, kas sinu meilile võib sellest teada anda või tahad sa kõigile korraga saata, kuidas sulle on mugavam? Anneliis, kas sa kuuled meid? Ahah. Midagi kirjutatakse. Kohe tuleb vastus. Ahah. Küsimus. Mis on peamine erinevus homme algava ja kõneks olev kursuse vahel? Ahah, see on väga hea küsimus. Homme algav kursus on ikkagi selline coachide, see on lausa diplomiõpe, ehk siis selle programmi lõpetajad saavad ka sellise täieliku rahvusvahelise õiguse tegutseda coachina, juhtimiscoachina. Meie siiski oma programmis, Merle on ka homse programmi õppejõud, et juhtiva coach'i või juhtimisstiili meistriklassi peamine fookus on just see, et juhid, kes ise ei plaani coachideks hakata, kuid sooviksid neid oskusi oma meeskonnas rakendada, siis nemad läks pigem siis sellele sinna meistriklassi oodatud. Ja kui vaadata seda auditoorset mahtu, siis ta on ka tegelikult lühem, täiesti selgelt, eks ju, auditoorse mahu mõttes isegi peaaegu 2 korda, see kajastub ka hinnas, kui märkate, et homme algav koolitusprogramm on nii pikem kui kallim ja see vist suures plaanis ongi, et aga neid lisaõppimisvõimalusi seal vahepeal, kellel on huvi, et me ei ole Kiuriga kadedad. Et on need lugemis- või vaatamissoovitused, et ma julgeks öelda, et nende moodulite vahepeal töövõimalusi ja ka mõningaid kohustusi on peaaegu sama palju. Võib-olla üks erinevus veel, et selleks, et diplomeeritud coachiks saada, siis nagu esimesest moodulist kokkuvõtliku hindamispäevani tuleb teha praktikatööd reaalsete klientidega.
et näiteks, et selline kohustus selles programmis puudub. Küsimus, et millise ajamahuga peaks kursuse jooksul arvestama, et kokku saadud aeg pluss eeldatav kodutööde või muu sellise aeg. Ehk nagu Merle ütles, et võiks 50-50 arvestada, et kui meil on 3 päeva kohtume, et siis 3 päeva kodus. 3 päeva võiks siis, jah, aga ütleme nii, et see essee loomulikult see endasse vaatamine võib mõnel pikemaks kujuneda, et see on selline, et kes kui sügavale julgeb minna. Ja võidab see, kes kõige rohkem aega kulutab. Niike privileeg iseendaga tegeleda. Just. Et seal on ka selline paindlikkus jah, et saab minna mõne asjaga väga süvitsi, aga ütleme jah, et siis selline teist sama palju võiks arvestada minimaalselt. Kas on veel küsimusi? Jah, kui slaidid nüüd saate, siis seal on ka meie kontaktid ja neid küsimusi saab alati esitada. Vastame hea meelega. Aga meie igal juhul väga täname ja oleme väga-väga elevil, et 1. novembril teiega paljudes kohtuda ja kasutage see nädal seda pakkumist, et kindlasti väga-väga mõistlik tegemine. Mina ka tänan enda poolt, tänan ka David meile külla tulemast. Oli väga põnev kuulata ka teisi vaatenurki. Aitäh! Ilusat uut nädalat!